for this. Tere õhtust, korvpallisõbrad! Kell on saanud 10 ja pall korvi alustab. Tänases saates räägime pikemalt Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnast, Tartu Ülikool Rocki legionäridest ja Hispaania meistriliigast. Aga enne veel alustame me tänase vaataja mänguga, nimelt kõikide vahel, kes saadavad meile saate ajal Facebooki privaatsõnumina või meilile estipallkorvi@facebook.com stuudiokülalise nime. Nende vahel loosime järgmises saates välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga nüüd tänase saate juurde. Suured muutused läbi teinud TTÜ on hooaega alustanud kahvatult. Tartu Ülikool Rocki legionäärid Brian Harper ja Evalda Šabas on uue koduklubiga hästi kohanenud. Kristjan Kangur sai Euroliiga mängus vigastada. Reinar Hallik on Ungari liigas heas hoos. FIFA spordistaaride rubriigi külaline on trikimees Jürgen Weber. Huvitavaid teemasid seega küllaga ja hakkame kohe pihta. Meie stuudiokülaliseks on TTÜ peatreener Rait Käbin. Tere õhtust! Tere õhtust! Rait, oled nüüd TTÜs uus peatreener. Teil on palju uusi mängijaid. Kuidas on toimunud meeskonna ühte sulandamine? Tulemused ei ole tegelikult siin hooaja algus kõige paremad olnud. Ütleme jah, et selliseks ühtseks, et meeskond nagu ühtse löögirusikana toimima hakkaks, et sellest praegu me oleme koos olnud siin kaks kuud natuke rohkem, et andke meile veel natukene aega, et eks need tulemused loomulikult võiksid olla paremad, aga eks siin ole ka objektiivseid põhjuseid, et on olnud vigastusi, on olnud mängijate liikumisi, üks mängija lahkus, üks mängija tuli juurde, et kõik see on nii-öelda siis nagu meie sellist sujuvat ühtseks löögirusikaks vormimist siis takistanud. Osalete sellel hooajal tegelikult 3 liigas, Eesti meistriliiga, Balti liiga ja ka üliõpilasliiga. Et millised on nüüd hooaja eel seatud eesmärgid? Ütleme niimoodi, et selles üliõpilasliigas me kuulume favoriitide ringi kindlalt. Balti liigas seevastu pigem me oleme siis sellised nii-öelda veel õpipoisi rollis, ja ka Eesti liigas tahaks ikkagi kõigil hambaid näidata, et oleme siin Graamoga korra mänginud ja et midagi hullu ei olnud, et võib mängida küll, et heal päeval katsuks neid ka näpistada ja nüüd tuleb juba 2 mängu tuleb varsti Rockiga, aga mis kõige tähtsam, et kõigepealt tuleb ikka nii-öelda siis viisakalt öeldes omasugustele vastu saada. Aga kui kõik saab toimima nii, nagu sa mängujoonises näeksid, kas usud ka, et võite kevadel medalile mängida? Nagu ma enne hooaegagi ütlesin, et kõik peale Rocki ja Graamo, et kes medali peale ei mõtle, et ma arvan, et need viisakalt öeldes siis valetavad. Aga enne kui jätkame vestlust siit stuudiost, vaatame, mida arvavad hooaja algusest teie meeskonna liidrid. TTÜ korvpalliklubi on 2 hooaja vahel läbi teinud üsna suured muudatused. Vahetunud on peatreener, lahkunud on mitmed senised mängumehed, kes on asendatud üsna mitme uue huvitava korvpalluriga. Mis meeskonnaga täpsemalt tegemist on, näetegi nüüd järgnevas lõigus. Uus hooaeg pole Tehnikaülikooli meeskonna jaoks just kõige paremini alanud. Koduses liigas on 5 seni peetud kohtumisest kaotatud 4 ning ainus võit tuli noortekoondise Audentese vastu. Ühe võiduga asutakse alles 7. tabelireal ning meeskond vajab veel kõvasti aega, et koostöö paremini käima saada. Mängumehed ise usuvad aga, et võistkonnas on rohkem sisu, kui senised tulemused seda näitavad. Praegu pärast Puideti lahkumist me alles otsime seda õiget rütmi ja proovime seda tühimikku täita, et siin viimastel nädalatel on raske olnud just kaitse pooles, et proovime, meil on palju punkte visatud ja sellega tegeleme just treeningutel praegu. Et hooaja algus ju alustasime ilusti, meil on hea võistkond, meil on igal positsioonil mängijad olemas, et tugevat Raplat ju võitsime karikamängus. Mis sa arvad, mis meeskonna tänavused eesmärgid võiksid olla? Et karikavõistlustel me oleme poolfinaalis, et seal vähemalt medali peale minna ja sama ka Eesti meistrivõistlustel, et vähem aga ei tasu leppida,
et ma arvan, et eesmärk peab ikkagi kõrge olema, et selles mõttes, et ei ole mõtet mängida seal niisama tagumiste otsakohtade peale ja enda lõbuks, et ikkagi ma arvan, tuleb võtta eesmärgiks medal, et on, mis on. Ka Balti liiga hooaja algus on TTÜ jaoks olnud korralik läbikukkumine. 5 mängust on saadud 5 kaotust. Tänavuse hooaja eel on TTÜ läbi teinud mitmeid suuri muudatusi. Vahetunud on peatreener, senise lootsi Heino Lille asemel juhendab meeskonda senine Kalev Cramo abitreener Rait Käbin. Lahkunud on ka mitmed senised meeskonna liidrid eesotsas Joonas Järvelaineni ning Rootsi siirdunud tagamängija Jaan Puidetiga. Samas on meeskonda toodud ka igati väärikat täiendust Rait Rivolane ning Kristjan Kitsingu näol. Mis siis oli see peamine põhjus, miks otsustasid see hooaeg TTÜ-ga liituda, et Raplaga eelmine hooaeg pronksi said kätte, tundsid, et on vaja uut väikest motivatsiooni või? Ei, motivatsiooni on küll ja küll, aga lihtsalt oli vaja keskkonnamuutust, et ma olin juba 5 aastat Raplas mänginud, et just selle keskkonna mõttes, et olla ka kuskil mujal, et näha, kuidas mujal mängitakse korvpalli. Et ma arvan, et see oli hea otsus. Sa tundsid Kalev Cramos, et areng on veidi seisma jäänud ja seetõttu siis oligi vaja niisugust uut väljakutset, rohkem mänguaega ja nii edasi? Ma ütleks, et areng seisma oli jäänud, lihtsalt oligi niisugust muutust vaja, et võib-olla siis rakendada neid oskusi nii-öelda palliplatsi rohkem. Kui palju mõjutas sind siia tulekul siis treener Käbini TTÜ-sse peatreeneriks tulek? See mõjutas väga, et ikkagi tuttav mees oli ees ja teades mind, mina teadsin teda, et see oli oluline lüli nii-öelda. Täiendusi on aga toodud ka ookeani tagant. Nimelt on TTÜ meeskonnaga liitunud Kalev Cramo tagamängija Brändis Reili Rossi noorem vend Kori Reili Ross. Kui vanema venna kvaliteet on aastate jooksul Eesti korvpallipublikule selgeks saanud, siis nüüd jälgime huviga, mida suudab noorem vendadest. I think Brandis and I in a lot of ways are similar. He taught me how to play, so really a lot of my game is really from his, but in a different way. I put my own twist, but what you can expect from me is, I love to get out and transition. I love to, attack the basket and finish and, dunk. Those plays are like energizers for me. Brandis is really skilled, really skilled. He's a really good jump shot, plays with the ball good. I'm still developing. I'm still trying to, get to his level, but we have different strengths in our game. Okay. But I think it's a question on a lot of people's minds. Which brother is better at basketball? He's better. Hooaja algus on olnud TTÜ jaoks raske, kuid arvestades materjali on nad kindlasti võimelised olukorda parandama. Esimene võimalus võiduteele naasmiseks on juba homme õhtul, kui Balti liiga raames võõrustatakse Rakvere Tarvast. Balti liigas on TTÜ-l siis 5 kaotust, Eesti meistriliigas 1 võit ja 4 kaotust. Et Rait, mille arvelt võite paremaks minna, et tegelikult siin paljudes mängudes olete rünnakul küll väga head olnud, aga lihtsalt teil on rohkem visatud. Siin mõnes mängus on ka päris väikseskoorilised mängud. Sellele küsimusele põhimõtteliselt saaks vastata ka ühe sõnaga, et kaitsemäng on see, millele me peame suuremat rõhku panema ja milles me peame mitte ühe sammu, aga mitu sammu edasi tegema. Siis on meil võimalust mängida kõigiga, aga kui meil nagu oma selles kaitsepoole peal niimoodi käriseb, et meile ikka 100 punkti keskmiselt vahepeal pandi, siis on meil ikka raske. Kas näed, et lihtsalt võib-olla mehed ei suuda 1-1 kinni saada mängijaid või on ikkagi probleemid meeskondlikus kaitsemängus? Eks see meeskondlik kaitsemäng põhinebki tegelikult ju ka nagu individuaalsele kaitsemängule, aga ikkagi, eks mina õpin mängijaid tundma, nende võimeid tundma ja nemad õpivad minu nõudmisi täitma ja mida mina neilt nõuan, et eks see ole nagu pikem protsess, aga me võin öelda, et töötame selle nimel. Aga kas on siin hooaja jooksul plaanis otsida ka kuskilt veidi täiendust, on selle järgi vajadust, et mõni positsioon võib olla täitmata, kas siis otsida siit Eestist või piiri tagant? No esmalt annaks ikka, et meil trennis on 14 meest, et annaks võimaluse mõnele oma üliõpilasele, kes võib-olla on vähem saanud, et kui anda talle võimalus, äkki veab välja, ei ole vaja kedagi tuua, et praegu aktiivselt me agentidega ei suhtle ja niimoodi, aga kindlasti silmad hoiame lahti ja ka jah, nagu ma ütlesin, et esmajoones katsuks veel anda võimaluse oma poistele. Meie vaatame nüüd aga, kuidas on Tartu Ülikool Rockis kohanenud nende uued legionärid.
Tartu Rocki meeskonnas pallib tänavu 3 välismaalast, kellest Karolis Petrukonis on meeskonnas juba möödunud hooajast. Uute meestena on lisandunud tagamängija Evaldas Šabas ja ääremängija ja tsentri kohal toimetav Brian Harper. Hooaega on eriliselt teravalt alustanud Šabas, kes valiti ka oktoobris Alexela korvpallimeistriliiga 6 parimaks mängijaks. 27-aastane ja 188 cm pikkune Šabas kogus mullu Leedu liigas mängides keskmiselt 14,3 punkti, 3,5 söötu ja 2,8 lauapalli mängu kohta. Tartu Rockis loodab mees võita enda elu esimese meistritiitli. I've talked to a few guys and I know that here is a great situation in Tartu. You know, they won a championship last year. They know how to do it. They got a lot of same guys that coming back from last year to play this year. And, you know, I want to be part of the championship team. I want to win a championship somewhere. Basketball career is not very long, you know what I mean? And you got, you know, a limited amount of time. So to winning a championship, say that I won a championship in some kind of league or, you know, somewhere in the world, that's my goal right now. And I'm really, you know, I'm really hoping that, you know, this is the team. Enda peamisteks tugevusteks peab mees kiirust ja agressiivsust ning enda sõnul tal ühtegi lemmikmängijat ei ole. Evaldas Šabasel on aga väga huvitav elukäik ning olgugi, et tegemist on leedukaga, on ta juba aastaid elanud Kanadas. My whole family, my mom, my dad, my brother, we moved out to Canada when I was 15. You know, it was very tough in the beginning because I didn't speak any English, so it was very hard to communicate and get the hang of everything. But, you know, I stuck with the, you know, my parents were stuck with everything, and it got easier as we went. And, you know, Canada is my home now. You know, I mean, I love Lithuania and I have a lot of relatives and family back in Lithuania, but you know, at the end of the season or if I have a kind of little break that I can go home, you know, I go to Canada. Tartu Ülikool Rocki tuli Šabas Leedu klubist Lietkabelis. Karjääri jooksul on ta veel mänginud Kanadas, Inglismaal ja Rootsis. Veelgi kirevam karjäär on aga ette näidata Rocki teisel uuel legionäril, 30-aastasel ameeriklasel Brian Harperil, kes oma tugevusteks peab enne kõike tsentri kohta ebatavalist mitmekülgsust, kiirust ja liikuvust. Möödunud hooajal mängis 206 cm pikkune Harper Küprosel, kus ta oli meistriks kroonitud Larnaka AEK parim mängija. I was looking for a change, looking to do something different. I was looking to compete internationally, European, and playing the FIBA Cup and playing here in Tartu with the Rock has given me an opportunity to do that. And wanted to come to a place and to a team that has a culture of winning. And this team is really professional and it's been nothing but great since I've been here. So I'm excited to be here. Sarnaselt Šabasele loodab Harper Tartu Ülikooli ridades võita meistritiitli, kuid mitte vähem tähtis on ka edukas esinemine FIBA korvpallisarjas. Kui Šabas sõnas, et ühest iidolit tal pole, siis Harper toob enda eeskujuna välja NBA superstaari Kevin Garnetti. Growing up, I always liked Kevin Garnett. I just felt like he played with a passion and with his heart. And I feel like you have to always play with your heart. You always got to play hard, no matter what the situation, the team, the record, the score, you always got to play hard. So that's why I've always admired him. Tartu uued legionärid on hooaega võrdlemisi edukalt alustanud ning nii jätkates võivad mehed kindlasti mõelda ka meistritiitli võitmise peale. Evaldas Šabasest saate pikemalt lugeda ajakirja Basketball novembrikuu numbrist. Me jätkame ka stuudios TTÜ peatreeneri Rait Käbiniga. Rait olid eelmine hooaeg BC Kalev Cramo abitreener. Kalev Cramo on nüüd VTB ühisliiga hooaega alustanud 2 võidu 4 kaotusega. Eile saadi just jälle suur kaotus Himkilt. Hooaja alguses on siin suureks probleemiks olnud pallikaotus. Mis arvad, millest see on nüüd olnud tingitud, et tegelikult mehed peaksid olema juba karastunud ja selline agressiivne kaitse ei saa üllatusena tulla? Ma nüüd selles mõttes, et ma olin küll Cramos 2 aastat, aga ma nüüd pole ju peaaegu aasta aega seal olnud, et ma eks ma ikka Varraku ja Müürsepaga suhtlen, aga mis seal nagu taktikaliselt ja mis nii-öelda nende peresiseselt toimub, et ma nii täpselt kursis ei ole, aga mis selliste pallikaotuste põhjuseks on? Võib-olla on see, et seal on ikka natuke see mängutempo ja kiirused on ikka natukene teised, kui võib-olla mõni mees on ennem harjunud. Ma mõtlen just, kes nagu liitunud on võib-olla. Et okei, seal Arbetid ja Veidemannid ja nemad on juba seal aastaid olnud, et nemad on sellega harjunud, et võib-olla uutel liitujatele, ma mäletangi eelmine hooaeg esimene mäng, kui me saime vist natuke üle 60-punktilise kaotuse, et seal Machadol läks ka ikka näost valgeks, ütles, et see oli midagi teistmoodi, kus ta on harjunud olema. Et arvad, et lihtsalt uued legionärid peavad natuke aega kohanema? Ei, muidugi, aga see, et neil 5 mängust 2 võiduprotsent 40, see ei ole üldse paha näitaja, et nii-öelda omasugused on ära võetud ja et anname neile ka aega. TTÜ-d nad võitsid, järelikult nad on õigel teel.
Aga teie meeskonnast on nüüd hooaja jooksul lahkunud Jaan Puidet, et tead, kuidas temal seal Rootsis läheb? Ja ta nüüd üks nädal aega tagasi käis siin eksamit tegemas, et ta ülikoolis jätkab meie juures, et nii palju, kui ta rääkis, siis selline profisportlase elu, et 2 pikka trenni päevas ja eks millekski muuks eriti kui sööd, magad, teed trenni ja et ka samamoodi, et 2 nädalat oli tal nii-öelda testperiood ja selle ta läbis ja et lihtne ei ole, aga samas ei ole ka midagi väga hullu, et katsub endal nii-öelda välismaal kanda kinnitada ja meie poolt talle igatahes edu, et ta on selle vähemalt võimaluse kindlasti ära teeninud. Aga kui kindel tal see leping seal on või kuidas ta ise tunneb, et kas on ka mingi võimalus, et naaseb veel sel hooajal TTÜ-sse? Tal on hooaja lõpuni leping, et kui ma nagu lepingut lugenud ei ole, aga ma tean, et tal see testperiood sai läbi, et järelikult siis temaga nii-öelda pikendati, et kui nad play-off'i ei saa, et siis mine tea. Et kui nad saavad play-off'i, siis ei ole temast nagu meil abiseva enam. Meie jätkame nüüd aga ühe teise võõrsil mängiva eestlasega, nimelt teeme juttu Kristjan Kangurist ja Hispaania meistriliigast. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kristjan Kanguri koduklubi Laboral Kutša hooaeg on alanud võrdlemisi hästi ning koduses Hispaania liigas on 5 mängust saadud koguni 4 võitu. Esimese kaotuse pidi meeskond koduliigas vastu võtma alles eile õhtul peetud kohtumises, kui võõrsil jäädi tulemusega 78-85 alla Valenciale, kes jätkab täisedu 5 võiduga. Eestlane kahjuks hädategeva selja tõttu koosseisu ei kuulunud. Kristjan Kanguri edukaim mäng Laboral Kutša särgis toimus aga Hispaania liiga 4. voorus, kui Eesti koondise kapten pääses platsile 29 minutiks, viskas 7 punkti ja hankis 7 lauapalli, aidates Victoria Laboral Kutša 77-67 võidule Gran Canaria üle. Ka Euroliigas on Kristjan Kangur platsile saanud ning seda kõikides senistes kohtumistes. Kokku on Kangur 4 mängu peale saanud kirja 50 mänguminutit ehk keskmiselt 12,5 minutit mängu kohta. Selle aja jooksul on Kangur visanud keskmiselt 2,5 punkti ja võtnud 0,8 lauapalli. Statistika võiks aga olla selgelt parem, kui Kangur ei oleks viimases Euroliiga kohtumises Istanbuli Andalu Efesi vastu, mille Victoria võitis lisaajal 92-90, taas oma selga vigastanud. Vigastuse tõttu viibis Kangur väljakul vaid avapoolaja, mil viskas 12 minutiga 1 punkti, võttis 2 lauda ja andis 1 korvisöödu. Euroliiga tabeliseis on Laboral Kutša jaoks aga üsna positiivne. Pärast avamängu kaotust Milano Emporia Armanile on saadud 3 võitu ning selle tulemusega jagatakse alagrupis esikohta. Järgmise kohtumise peab Laboral Kutša juba sel reedel. Loodame, et meie mehe vigastus ei ole raske ning tolles mängus võime Kangurit juba taas platsil rassimas näha. Nüüd aga vaatame üle Hispaania liiga 4. mänguvooru parimad palad. Kohal number 3 leiame Real Madridi superstaari Sergio Lulli, kelle suurepärane sööt Gustavo Ayonile jätab nii mõnelgi mehel karbi korralikult lahti. Teiselt positsioonilt leiame aga Barcelona paari Shane Lavalli ning Toomas Satoranski koostöö, mis lõpeb korralika alley-oobi ning pealtpanekuga. Neljanda vooru parima pala pakkus aga Herbalife Gran Canaria noor mängumees Oriol Pauli, kes Kristjan Kanguri koduklubi Laboral Kutšat just sellise sooritusega kostitas. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nüüd on aga kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes vastasid meie eelmise saate küsimusele, mis on stuudiokülalise nimi õigesti. Külas oli meil loomulikult Birgit Püü ja õigeid vastuseid oli päris palju, kuigi mitmed vastasid ka Keter Jaani. Seega olge ikka tähelepanelikud, et mida me küsime. Aga võta siis raitsid korvist võitja nimi. Nii. Ja võitja on Liina Loit. Palju õnne, Liina Loit, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas ajakiri teieni jõuab. Tänase saate ajal praegu on meil aga samuti käimas ajakirja Basketball vaataja mäng ja selleks tuleb meile saata tänase saate stuudiokülalise nimi. Meie räägime nüüd aga Reinar Halliku tegemistest Ungari meistriliigas.
Eesti koondislane Reinar Hallik siirdus pärast Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mängima Ungari meeskonda Szombathely Falco. Eelmisel hooajal nii Kalev Cramos kui Rakvere Tarvas heitliku vormi näidanud Hallik on uues koduklubis kohanenud väga hästi. Treener teab, milline ma olen, et eks ma pean patrollima selle kolmandat väga rohkem ja meil on üks päris tugev mees korvi all seal Kanadal, et talle rohkem ruumi jätta ja siis eks mul ülesanded nii nagu alati. Mängida võistkondlikku mängu ja nagu visata ma tohin jah, iga kord ükskõik millal põhimõtteliselt, et vabad käed antud, et seda piiri ei ole, et kui vahepeal öeldakse, et miks sa söödad, et viska parem. Et ei, sellest just on nagu kõik väga hea. Kõik klapib nii-öelda, keemia on väga hea, et see alati aitab vahesti kaasa, et ei tekkinud mingeid probleeme ja ma arvan jah, see klubi mängib nüüd, ma ei mäleta, 70-ndal vist viimati mängis eurosarja või midagi iganes. Tegime siin ajalugu ka, võitsime esimene kord nagu väljaspool Ungarit. Varem ka näiteks Soomes, Rootsis, Rumeenias ja Prantsusmaal mänginud Halliku sõnul mängitakse Ungaris üsna jõulist korvpalli. Siin on selles osas minu jaoks uus asi, et siin peab üks ungarlane väljakul alati olema, et mujal riikides ma pole niimoodi mänginud, et 5 välismaalast on lubatud igas võistkonnas ja täitsa okei liiga. Rumeenia on võib-olla selle võrra natuke tugevam, et seal on 6 välismängijat igas võistkonnas lubatud. Ja ei pea olema kohalik mängija ka veel väljakul, et ma arvan, et natuke nõrgem kui Rumeenia liiga. Aga ka ega ta väga palju olla ei jää, et jõuline korvpall ja natuke kohanemist vajab, et vilistata kõik asju ära, et lastakse mängida ikka. Ungari liigas jätkab Halliku koduklubi 6 võidu ja 1 kaotusega teisel kohal. Eestlase arvele on keskmiselt 19 mänguminutiga kogunenud 11,6 punkti. 3 tabavus seejuures 46%. FIBA Euroopa karikasarjas, kus mängivad ka Tartu Ülikool Rock ja Kalev Cramo, on Halliku kontol 2 mänguga keskmiselt 24,5 minutiga 7,5 punkti ning 4,5 lauapalli. Võistkonnal on kirjas 1 võit ja 1 kaotus. FIBAs on, eks ta ei olegi eesmärkidest. Ma arvan, et mängida nii hästi kui võimalik, et alagrupp on päris tugev. Et aga Ungaris on ikka 4 hulka, ma arvan, et meil eelarve on vist mingi 5, 6, 7, et üldse nagu siin liigas, et esialgu 4 hulka ja siis sealt edasi. Me jätkame loosimistega ja nüüd selgub, kes võidab FIFA spordi poolt välja pandud Piiki seljakoti. See auhind läheb loosi kõikide meie Facebooki fännide vahel, keda on juba üle 3200. Igal lehel siin korvis on 25 nime, nii et Rait, ütle alustuseks üks number 1-25-ni. 5. 5, nii, ja võta üks leht. Nii, ja võitja on number 5, Markus Tamme. Palju õnne, Markus Tamme, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas auhind teieni jõuab. Aga aitäh, Rait, stuudiosse tulemast ja edu TTÜ meeskonnale. Aitäh! Nüüd on aga kätte jõudnud FIFA spordistaaride vabavisete aeg ning seekordne staar hiilgab lisaks vabavisetele ka pealtpanekuga. Ja me alustame taas kord rubriigiga FIFA spordi staaride vabavisked, kus tuntud inimesed viskavad 10 vabaviset ja nii tekib meil hooaja jooksul edetabel. Esimeses saates tabas Artjom Savitski 10 vabaviskest 2, teises saates Keter Jaani 10 5. Täna on aga meie külaliseks trikimees Jürgen Weber. Tere Jürgen, suurepärane esitus. Tõesti on näha, et korvpalliga oled sina peal. Tegelikult rohkem üldsus teab, et sa oled tegelenud jalgpalliga, aga kuidas suhtud või palju oled tegelenud korvpalliga? Korvpalliga tegelikult väga vähe. Viimati vist. Mul tuleb meelde selline kuupäev nagu 4. august möödunud aastal. 4. august möödunud aastal me istusime vennaga Lembitu pargis. See on sellised malelauad, mis on parki pandud maha ja mängisime vennaga malet. Ma arvan, ma ei ole vennale kaotanud males umbes 8 aastat. Ja ma jäin siukse surve alla ja me leppisime kokku, et kui ma kaotan, siis me teeme ühe kabe veel. Ja ma kaotasime, mängisime kabet, aga too päev me korvpalli ei puutunud. Aga tegelikult spordiga on sulle seost lisaks jalgpallile, korvpallile, malele ja kabele veel?
On küll jah, et mul meeldib metsikult joosta. Ma olen viimasel ajal hakanud jooksma ja kuidagi leidnud selles endale nagu hästi mõnusa, meditatiivse ja meelepärase tegevuse. Et just see selline mõnus, rütmiline pikka maad joosta on väga-väga mõnus. Ja jooksen maratone, käin jooksen maratone nii palju, kui vähega aega saan. Aga ka erinevad projektid kindlasti sul käsil, mida huvitavat võib publik peagi oodata? Me valmistame ette ühte väga sellist unikaalset ja originaalset asja, mida Eestis pole varem olnud. Ja me paneme kokku sellist, ei tea, kas selle kohta on võimalik öelda mäng, aga ta on selline, ütleme, trikikomplekt, kus saavad siis olema nii-öelda õpik ehk raamat, mille kirjutamisega ma ei ole varem raamatut kirjutanud, see on nii pagana raske. See on palju raskem kui korvpallimäng ja saavad olema veel instruktsiooniga DVD ja kõik vajalikud rekvisiidid, et noored mustkunstifännid saaksid hakata õppima ja teha esimesi samme nii-öelda mustkunstimaastikul. Aga täna siis ülesandeks visata vabaviskeid 10 sooritust ees ootamas, mis sa arvad, palju ära paned? Oi, ma ei tea. Palju see Shaquille O'Neali protsent oli? No eks ta seal 50 ringis on olnud. Kui ma oleks Shaquille O'Nealist oleks parem, siis see oleks ka päris kõva nagu see, millega nagu platsilt lahkuda. Aga ma reaalselt ei ole vabaviskeid visanud. Ma ei tea, kui hammu ja viimati, kui ma viskasin, siis ma viskasin ka kõik mööda, nii et ma lähen enesekindlalt peale, et ma olen siuke loll ja enesekindel, aga vaatame, mis välja tuleb. No aga vaatame, hakkame pihta. Ajalimiit on ka 5 sekundit on aega vabaviskeks valmistada korvpallist. Ametlikult ka nii, jah? Okei. Kaheksast 4, 2 üritust jäänud Keter-Jaani liidertulemuseni 1 tabamus. 9-st 5 ja kas Jürgen Weber tõuseb meil liidriks? FIFA spordistaaride viimane vise kahjuks mööda, aga ikkagi suurepärane tulemus 10-st 5. Jürgen, kuidas ise rahule jäid oma viskamisega? Ma ei saanud olla ahne niimoodi tütarlastest mööda trügide tabelis, et ma jäin nii-öelda viisakaks. Nii ja naa ütleme. Aga palju üldse korvpalli tavaliselt jälgid, elad kaasa mõnele Eesti klubile või ookeanitagust NBA-d jälgid? Ma pean ausalt siiralt tunnistama, et tegelikult vähe. Kunagi väga palju, praegu natuke vähem. EM-i vaatasin ja elasin Eestile kaasa. Koha peale ei saanud, kuigi väga lähedal oli, aga teleri vahendusel ikka. Aga igal juhul meie FIFA spordistaaride vabavisete edetabelis sa nüüd esikohta Keter-Jaaniga jagama tõusid ja FIFA Sport paneb sulle selle eest välja 150 € väärtuses tooteid. Nii et aitäh, Jürgen, saatse tulemast ja ootan sinu järgmisi etteasteid siis kuskil lavad. Suur tänu sulle ja ma loodan, et kui me nii-öelda see hooaeg saab läbi ja me Ketteriga veel ühel pulgal oleme, siis me saame 8 kokku ja me selgitame ikka parema välja lõpuks. No elame-näeme, aga selline oli tänane saade ja trikimees Jürgen Weberi etteaste uued staarid juba uutes saadetes. Meie saade hakkabki lõpule jõudma. Viimane hetk veel saata meile tänase stuudiokülalise nimi, et võita ajakirja Basketball 6 kuu tellimus. Kindlasti tasub hakata ka meie Facebooki fänniks, sest siis võite võita erinevaid auhindu ja lisaks olete kursis kõikide spordisaadete ja ülekannetega Tallinna Televisioonis. Järgmine saade on eetris aga 23. novembril kell 22.00. Seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?